jõuluhommikuks kontserdiks siia kogunenud. Tahaksin südamest neid tervitada Oleviste koguduse nimel. Meil on hea meel, et olete tulnud siia iidsesse pühakotta Oleviste kirikusse, et ühiselt kooliperena jõuluaega tähistada. Mina olen pastor Veljo ja mul on palutud selle kontserdi alguses jagada mõned mõtted seoses jõulupühadega. Jõuludest võiks rääkida ühe ja teise nurga alt, aga kõik teerajad, mis on seotud jõuludega, ei vii mitte Rooma, nagu vanasti öeldi, et kõik teed viivad Rooma, vaid need jõuluteerajad viivad ühte päris väikesesse Iisraeli linnakesse, mille nimi on Bet-Lehem, leivakoda heebrea keeles tõlgituna. Ja selles väikeses linnas sündis Jeesus Kristus. Maailmas on palju paiku, küll ja küll neid kohti, kus jõulupühasid üldse ei tähistata ja kus ka nendest eriti ei teata. Meie teame ja sellepärast me ka tähistame neid pühi. Jõulud on kristliku tsivilisatsiooni püha. Jõulude ajal me käime üksteisel külas, lapsed tulevad koju. Käiakse esivanemate haudadel, pannakse küünlad ja käiakse ka kirikus. Toome tuppa jõulukuused, mis sümboliseerivad elu igikestvust. Me ehime need ja me sööme palju jõulude ajal. Need on ühed toredad pühad. Me ei söö mitte ainult ise ja ole koos, vaid vana jõulukomme on, et maal, kus on loomapidamised, viiakse loomadele ka leiba. Olen ise pärit maalt ja seda kommet ka meie pool ikka peeti, et lehmadele laudas viidi leiba. Jahimehed kuulutavad välja metsarahu, et ühtegi looma ei tohi jõulude ajal lasta. Ja ka on selliseid juhtumeid, millest ma nüüd tahaks rääkida. Mõned vaatavad, et pastoril on jalgpall käes, et mismoodi jõulud ja jalgpall omavahel kokku sobivad. Aga sõja ajaloost, eriti esimese maailmasõja päevilt, on teada mitmeid hästi dokumenteeritud juhtumeid, kus sõdurid erineval pool rindejoont said omavahel väga headeks sõpradeks just pühal, jõuluõhtul ja jõulude ajal. 1915. aasta pühal jõuluõhtul, see oli siis Belgia rindel, kus Saksamaa ja Inglismaa armeed olid vastastikku võitlemas. Panid Saksa sõdurid oma kaevikuservale jõulukuuse ja panid ka küünlad sinna ja hakkasid vaikselt laulma saksa keeles Stille Nacht, püha öö. Inglise sõdurid said sellest puudutatud ja hakkasid ka omal poolel laulma ingliskeelseid jõululaule. Ja varsti kostus üle kaevikute hõikeid: täna Kristuse sünnipäev. Varsti hakati vestlema. Siis ühed sõdurid läksid ühele poole, teised läksid teisele poole. Jagati konjakit, leiba. Sõdurid hakkasid omavahel juttu rääkima. Täna on jõulupühad, relvad vaikisid. Kusagilt leiti äkki jalgpall, keegi ei tea kust. Ja hiljem sõjaveteranid püüdsid seda meenutada, keegi ei mäletanud, kust kohas see jalgpall leiti, aga seal rindel kaevikutes oli kellelgi jalgpall. Ja moodustati meeskonnad. Ja mõlemas meeskonnas, nii inglaste kui sakslaste poolel mängis 50 meest. Ja keegi ei mäletanud hiljem, milline oli skoor.
kui palju löödi väravaid. Keegi ei mäletanud hiljem, kui kaua nad mängisid, aga nad teadsid, et nad mängisid palju tunde. Nad unustasid ennast mängima, nad mängisid jalgpalli suure naudinguga. Sellest tuli skandaal. Ülemused, kes said teada, et sõdurid on sõbrunenud, olid maruvihased, ruttu kaevikutesse, kästi alustada tulevahetust. Sõda tuleb ikka jätkata ja inimesed peavad ikka üksteist tapma ja vihkama. Aga teate, mis juhtus? Sõdurid tulistasid küll, aga nad tulistasid üle peade. Sest nad küsisid, me oleme ju kristlased, miks me peame üksteist tapma? Ja see sõprus sõdurite vahel, küll sakslaste ja inglaste vahel, aga mitmeid juhtumeid veel ka prantslaste, inglaste, prantslaste, sakslaste vahel. Neid juhtumeid oli loendamatult palju. Ja millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et jõulud ei ole ainult üks sõnakõlks, vaid see jõulusõnum, halastus, andestussõnum, sõnum Jeesusest Kristusest, see on puudutanud läbi ajaloo väga paljude, tuhandete, sadade, miljonite inimeste elusid. Ja see on muutnud seda maailma. Jõulude ajal me oleme üksteisele kingitusi ja see tuleb ka sellest, et kõige suurema kingituse on inimkonnale andnud Jumal, kui ta andis oma poja Jeesuse Kristuse. Jeesuse isik ja tema elu olid ainulaadsed. Ta oli üheaegselt nii inimene kui Jumal. Ja see ongi jõulusõnum, et Jumal on andnud oma poja Jeesuse Kristuse, kes suri meie pakkude eest, et meid inimesi päästa needusest ja igavesest hukatusest. Ja jõulusõnum kokku võetud on ühes lihtsas piiblisalmis Johannese evangeeliumis ja tahaksin teile seda ka lugeda, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et igaüks, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ma soovin, et see tõeline jõulusõnum jõuaks meil kõikideni, et meil oleksid rahulikud ja rõõmsad jõulupühad. Oleme pühakojas ja see on palvekodu ja sellepärast tahaksin paluda Jumala õnnistust teie koolile ja ka sellele jõulukontserdile. Ma palun meil kõigil selleks tõusta. Kallis taeval isa, südamest täname sind selle kauni lumerikka jõuluhommiku eest. Me täname sind, et oleme võinud koguneda siia sellesse pühakotta. Ja armas Jumal, ma tänan sind sinu kingituse eest, sinu poja Jeesuse Kristuse eest, selle lihtsa sõnumi eest, mida sa oled andnud inimkonnale, mis on toonud rahu ja leppimist ka kõige pimedamatel ja kurjematel aegadel. Ma palun, täida meid oma armastusega, täida meid oma rõõmu ja rahuga, õnnista Kristiine gümnaasiumi peret, õnnista õpetajaid, kõiki lapsi ja lapsevanemaid ja koolitöötajaid, kes täna on siia kogunenud. Õnnista seda kontserti. Ma palun, et kõik võiks ilusti välja tulla. Me võiks olla kõik rõõmsad ja õnnistatud ja kogeda, et sina tõesti, Jumal, armastad meid ja hoolid meist. Me täname sind selle imelise hommiku eest. Jeesuse nimel. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen. Palun istume ja meeldivat jõulukontserti. Aitäh!
Pehmet lund ju sajab väljas, puud kõik hõbe härmades. Toas kuusekene haljas särab valgeis küünaldes. Lapsukesed küünlavalgel jõululaule laulavad. Läbi sätendava õhu üle karge lume. Pisikene inglike palja jalu tuleb. Kannab süda soe ja särasilmil, külma ta ei taju. Kannab kuuma küünlaleiki läbi valge saju.
Anti väike küünale halli oksa peal. Oma kuldses säras rõõmusta meid seal. Ole koduvalgus, soojenda meid taas. Ole uue valgus kirkalt süttimas. Küünalegi valgus kaunil jõuluööl. Särab kõik me ümber, unustagem tööd. Vaadake nüüd ringi, leidkem elust head. Särab täna küünal vaikselt kuusel seal. Küünaleik nii mahe, valgustab me teed. Muresid seal pole rõõm, vaid saatjaks eel. Oled täna vaba elu muredest. Vaata, kuidas küünal sütib rõõmudest. oma soovi sulle kingiks viib. metsahaldjas soovib sulle, et sa loomi hoiaksid, naeru
soovi sulle kingiks viib. Ja igaüks meist täna siin oma soovi sulle kingiks viib. Lauluhaljas kingib sulle lauluhääle ilusa, tantsuhaljas aga jälle tantsujalad toredad. Ja igaüks meist täna siin oma soovi sulle kingiks viib. Ja igaüks meist täna siin oma soovi sulle kingiks viib. Iluhaljas kingib sulle põõse punapalgeile, rahuhaljas aga soovib jõulurahu hingele. Ja igaüks meist täna siin ma soovi sulle kingiks viib. Ja igaüks meist täna siin oma soovi sulle kingiks viib. Kas lumine või lumeta, ma iial pole jumeta. Mul käepiirad taas üleval ja selline kirjas mul on. Nad laulavad sellest, kui kaunis on maailm ja lapsest, kes sündinud jõuluööl. On jõulud meil tulnud taas. Maa sinise mustjänesest ja lugu nagu enesest. Mul oksad liikvel oravad ja sinnud on ka soosavad. Nad laulavad sellest, kui kaunis on maailm ja lapsest, kes sündinud jõuluööl. On jõulud meil tulnud taas. Mul pole metsas viimameest, ka sind ma kaitsen vihma eest. Ma palun sinu kirve all, nii aeda nii ravida, siis laulan sul sellest, kui kaunis on maailm ja lapsest, kes sündinud jõuluööl. On jõulud meil tulnud taas. Miks nii kõrge ja kumera laega on taevase isa tuba? Tahtsin emalt küsida juba, tuli meelde, et ema ei luba. Ja altari kohal on imeline pilt, mees merepääl palja jalu, kuldseid lühtreid ja küünlaid igal pool. Memm sosistas tasa palu. Me olime kaua kõrvuti maas, silmanurgast sain veidi piilu. Ema kuivatas üksiku pisara, vargsi kirikuräti siilu. Kõik küünlad heledalt põlesid, memm ristati kätega istus. Kirikuhärra kantslist kõneles, et meid on lunastanud Kristus. Siis lauldi lauluraamatust üht vana ja tuttavat viisi. Ma küsisin tasa ema käest, kas ka mina saan paradiisi. On imede tund, ees sind
me ihkame jõuluks koju ja otsime tuttavat ust. Üht tunnet, mis iial ei looju, rõõmu väikesest jõulupuust. Kodus ootab meid jõulurahu, laul sujuv ja leebe jutt. Pere koondub, kes asumas lahus. Nüüd kõigil on koju tõtt. Jah, me ihkame jõuluks koju ja otsime armastust. Me ootame rahu ja sooja, rõõmu väikesest jõulupuust. Valges hanges kükitab pisike inge, lumi valgeta tiivad jagu verd. Nüüd särab lumi meil südames kõigil, jõuluingel leidmas on endale tee. Võlumaailma tahab minna see ingel, tal silmis kurbus ja igatsus on. Kuni maailma katab vaid külm ja valge lumi, jõuluinglil südames rõõm on suur. Tal tiivad kui lumi ja südames tuli, sa soovi üks soov ja koju ta toob. Jõuludeks rahu, mis hinge sul mahub ja ingel on leidmas endale tee. Ingel liugleb siis ülesse taeva poole, ta saadab veel kõigile rahu ja hoole. Kui jõuab ta kõrgele tähtede juurde, siis astub võlumaailma suurde. Tal tiivad kui lumi ja südames tuli, sa soovi üks soov ja koju ta toob. Jõuludeks rahu, mis hinge sul mahub ja ingel on leidmas endale tee. Üle laia lageda, lumivalge uinumaa, sõidab sinna jõulumees kristallsest tähest, kaugelt Põhjamaalt. Täna ruttab siia ta, põhjapõdrad kaelas, kuljused on niitse saani ees. Me kolmekesi tuleme präänikute maalt, meil jalas püksid magusad ja kuub on magus ka. Nüüd kuusejookster ripume kolmekesi reas, meil silmadeks on rosinad, mütsid viltu peas. Me usume, et kindlasti rõõmustame teid, kuid piparkoogi kitsekest pole kaasas meil. Me soovime kaunid jõule, me soovime kaunid jõule,
me soovime kaunid jõule, kaunist aastatut. Me soovime kaunid jõule, me soovime kaunid jõule, me soovime kaunid jõule, kaunist aastatut. Mu arm, kas kuuled kella häält, kesk jõuluõhtu vaikust? Nii hea on ümber mul su käed ja kell, mis meile kaigub. Mu arm, kas näed seal põhjatuul, teeb taevaluugid valla. Nüüd aeg on tuua jõulupuu ja soovid selle alla. Las kustub küünlaleek, kui loetud tänupalve. Sel ööl sind hoian veel ja veel ka jõulutähe valgel. Vii mind veel kord vii, kus kooris laulvad inglid. Vii mind sinna, kus on silmapiir ja jõulud aasta ringi. Armas koolipere, austatud külalised, vanemad. Põhjamaa jõulud, perekondlikud pühad, säravad kaunistused tänavatel, jõuluteenistus, särisevad verivorstid ja kingipakid kuuse all, villased sokid, heal juhul ka paks lumi ja punane kelk. See on paljudele meile südant soojendav ja vaikne aeg, kus lapsed püüavad teolt tabada päkapikke. Aga millised on jõulud sinu jaoks? Jõulud on just niisugused, nagu oleme meie ise. Nad on meie ja meie kodumoodi, sest kõik algab meie mõtetest ja soovist tunda pühade rahu ja pühade rõõmu. Jõuluaeg on endasse süüvimise ja lõppevale aastale tagasivaatamise aeg. Jõulumuusika saatel ja vilkuva jõuluküünla valgel ulatatakse ju kergemini lepitaja käsi. Soovitakse oma lähedastele rõõmu ja rahu. See on ju aeg, mil me tahame olla hoopis teistsugused kui tavalisel argi- ja pühapäeval. Tahame unustada oma karmi elu halvad seigad, unustada ebaõigluse, ülekohtu, vaenu ja enamusel see õnnestubki. Tõsi, ainult hetkeks, võib-olla ka viivuks.
aga juba seegi lühike aeg võib anda meile uut jõudu ja energiat edasiminekuks. nii me tahamegi olla paremad ja õilsamad, puhtamad ja armastavamad. Leetkem siis jõulupühadel aega olla koos kallite inimestega, et kuulata vaikust küünlavalguses, kogeda hardustunnet ja armastust lähedaste inimeste vastu. Andkem üksteisele tunda, et me temast hoolime, et me teda armastame. Täna on sobilik meenutada apostel Pauluse sõna, kes on kunagi öelnud: usk, lootus ja armastus, aga kõige suurem neist on armastus. Saatku meid kõiki armastus, jõulurahu ja rõõm. Tundkem rõõmu meid ümbritsevatest pisiasjadest, sest just need sillutavad teed suurtele rõõmudele. Räägitakse, et tähtede langemine toob õnne. Olgu siis saabuv uus aasta teile kõigile kui üks lõputu suur tähesadu. Kauneid pühi! Ja soovin minagi teile kõigile omalt poolt ennekõike just rahulikke jõulupühi, sest eks hingede aeg ja eriti just jõulud on see aeg, kui võiks ju mõelda ja olla veidi rahulikumalt. Häid pühi ja kohtume jälle uuel aastal!